trigonomeetrilise avaldise lihtsamaks tegemine. Koosinuse 35-kraadisest nurgast ruut miinus koosinus 70 kraadist miinus siinuse 35 kraadist ruut korda koosinuse 35 kraadist ruut. Allpool on näha, kuidas õpilane on püüdnud seda ülesannet lahendama hakata. On kirja saanud ühe rea. Esimese üks liikme on ta jätnud samaks, teise samuti. Kolmandas on ta teisendanud siinuse koosinuseks, ilmselt silmas pidades seda, et kui meil on tegemist ainult ühe trigonomeetrilise funktsiooniga kahe asemel, siis juba ongi meil lihtsam toimetada. Me ei pea nimelt teadma, kuidas siinust võtta, kui me teame ju, kuidas koosinust võtta. Aga siit edasi ei ole ta jõudnud. Kuidas mina seda asja nüüd hakkaksin lahendama? Kõigepealt ma püüan otsida mingisuguseidki mustreid. Ma näen, et siin on kahes üks liikmes selline asi nagu koosinuse 35 kraadist ruut. Võib-olla saaks selle võtta sulgude ette ja midagi toimetada, aga samas meil on ka siin 70-kraadise nurga koosinus. Ei tahaks kuidagi hakata poolnurga valemit siin kasutama. Võib-olla tekiks selline olukord, et pärast lihtsustamist esimese ja kolmanda üks liikmega saaksime me hoopis tükis kasutada mingisugust kahekordse nurga valemit. Tegelikult me saame juba siin, sest et koosinus 2 alfa on koosinus ruut alfa ja me saame siin kohe. Ma kirjutangi selle valemi suure hurraaga siia nüüd välja, mida ma kasutama hakkan selles esimeses teisenduses. Kuhu peale see nüüd läheb. Nimelt koosinus 2 alfast on võrdne ühekordse alfa koosinuse ruudu ja ühekordse nurga siinuse ruudu vahega. Ja raam ümber. Et see on siis see valem, mida ma esimesena tahaksin kasutada. Ja kus ma seda kasutan? Sellises kohas. Ma kirjutaksin selle osa ümber, kasutades seda valemit. Ma jätan alguse samaks. Kõigepealt tuleks muidugi võrdusmärgid ka panna. Kuna õpilane on kõik siiamaani õigesti kirjutanud, kuigi ta ei ole kaugemale jõudnud, siis me võiksime siia ka panna võrdusmärgid juurde. Ja nüüd mis saab edasi? Ma jätan siia samaks. Siia tumeda peale. Väga heledalt. Siin peaks palju heledamalt siis kirjutama. Proovin, kuidas valge on. Palju parem. Niisiis. Koosinus 35-kraadise nurga ruudust. Mitte koosinust ei võta ruudust, vaid see tuleb just niimoodi välja öelda. Koosinus 35-kraadisest nurgast ruudus. See jäi siis samaks. Ja nüüd on see must osa. Ma kirjutan siia ette veel miinuse heledalt, sellepärast et miinus see ei puuduta. Ja nüüd ma panen sulgudesse selle osa, mida ma teisendan. Saan siia siis koosinus ja nüüd ühekordne alfa. Kui 2 korda on 70 kraadi, siis 1 kord on 35 kraadi. 35 kraadise nurga koosinuse ruut miinus sama siinusega 35 kraadise nurga siinuse
ruut. Ja edasi. Ülejäänud asjad. Ma ei teisendaks seda 55 või võib-olla isegi või mitte. Kas oleks mõtet jätta nüüd õpilase 55-kraadine nurk siia sisse? On seal mingisugust jumet praegu? Ma jätaks selle siiski välja praegu. Ma arvan, et sellest ei oleks praegu kasu, sest mul mõlgub meeles üks teine valem, mida väga sagedasti tuleb ette just trigonomeetriliste avaliste lihtsustamise puhul. Ma kirjutan ülejäänu, siis mitte nüüd koosinus, vaid siinus 35 kraadist ruudus, nagu esialgses ülesande püstituses ka oli, korrutades selle koosinuse 35 kraadisest nurgast ruuduga. Ja edasi. Meil on siin nüüd koosinus 35 kraadist nurgast ruudus. Ja seal lõpus on ka endiselt okei, mis me siin nüüd teha saaksime. Võib-olla sulud avada siin keskel. Kirjutan selle lihtsalt ümber, et põhimõtteliselt, mis ma siin praegu siis teen, tähistaks selle osa ära ka, millega ma nüüd tegelen. Oi, kas tõesti? Nii, paneme natukene suuremalt. Selle osaga siis tegelen nüüd. Selle kirjutan ümber kõik. Muu jätaks samaks. Mustalt siia. Niisiis, koosinus 35 kraadisest nurgast ruudus. Ja nüüd ma hakkan siin keskel sulge avama. Miinus koosinus 35 kraadisest nurgast ruudus pluss siinus 35 kraadisest nurgast ruudus. Ja lõpu jätan asjad nii, nagu need seal olid. Ehk miinus siinus 35 kraadisest nurgast ruudus korda koosinus 35 kraadisest nurgast ruudus. Mis siin nüüd siis edasi võiks teha? No me näeme, et me saaksime kohe need esimesed 2 üksliiget koondada, sest koosinus 35 kraadisest nurgast ruudus miinus koosinus 35 kraadisest nurgast ruudus on 0. Ja edasi, võtan siin kohe teise värvi ka, tõmban siin, see läks liiga tumedalt, nats heledamalt. Tõmban need siin kenasti maha. Ja edasi jääb meil siinus 35 kraadise nurgast 35 kraadisest nurgast ruudus. Selle võiksin võtta sulgude ette kogu ülejäänud osas. Siis esimene üks liige, mis sulgudesse jääb, on 1 ja teine on koosinus 35 kraadisest nurgast ruudus. Ja miks see hea on? Võib-olla sellepärast, et nüüd me saame selle ühe omakorda siin asendada ühe järgmise toreda valemiga, mille ma kirjutan oranžilt siia kõrvale. Nimelt, siinus alfa ruudus
pluss koosinus alfa ruudus on võrdne 1. Ma ei näita praegu, kus see valem pärit on. Selleks on teine aeg ja teine koht. Aga praegu sellist valemit saame kasutada. Seda valemit me saame kasutada üsna tihti. Kui me näeme kuskil ühte, siis me võime selle lahti kirjutada sellisele kujule. Ja nüüd tegelemegi selles osas, selle valemiga. Ja kõik muu jätan samaks. See muu osa siis oli kollane. Siinus 35 kraadisest nurgast ruudus korda, sulud lahti ja nüüd ma kirjutan siia sisse oranžilt selle ühe lahti. Siinus 35 kraadisest nurgast ruudus pluss koosinus 35 kraadisest nurgast ruudus. Ja edasi läheb kollaselt miinus koosinus 35 kraadisest nurgast ruudus. Ja siin me näeme, et me saame taas kord koosinuste ruudud 35 kraadisest nurgast koondada, mida ma ka hea meelega järgnevalt teen. Ja lõpuks jääb meil üle ainult selline asi nagu siinus 35 kraadisest nurgast 4. astmes. Ja seda me ei pea enam lihtsustama, sellepärast et 35 kraadine nurk on esimese veerandi nurk ja ühtlasi on see vähem kui pool 90 kraadist, nii et ega me seda minu teada lihtsamaks teha ei saagi. Ma korra kontrollin enda jaoks ühelt teiselt ekraanilt, kas see vastus, milleni ma nüüd jõudsin, on sama, mis oli ülesannete kogumiku taga ja tõepoolest nii see oligi. Seega võime selle ülesande lahendamisele panna punkti.